talge ette, eks ole, siis minu silmi all on see lume alt välja sulav sodi ja prahk, mida mu suureks kurbuseks eestimaalased ikka loobivad auto akendest välja. See on täiesti uskumatu kogus on igasugust seda sodi, kohvitopsid ja taara ja ma ei tea, seal on nii palju asju. Nüüd muidugi võtta ongi, et aastal 2021 nüüd koroonamask ja see on ka üks põhiartikleid prügi, mis vedeleb teede ääres. Et nii kurb on, et nii palju prahti, aga noh, mul ei ole hetkel... On see hoolimatuse küsimus, kultuuri küsimus? No kultuuri jah, või kultuurikuse. No samas okei, ma olen hästi palju rännanud maailmas ringi, et Eesti on tegelikult ikka maailmas, ütleme, üle keskmise puhas, et ega midagi halvasti ei saa öelda, aga ikkagi need sodid võiks ka ju tee ääres mitte olla. Aga noh, minu matk on praegu sellise iseloomuga, et ma kõnnin ainult ju linna piiri ääres, seal täna ka tegin selfie Jõgeva linn, eks ole, nii, see linn on käidud, ma lähen oma majutusse, hommikult allan edasi ja mul on lihtsalt ainult kõnnin kilomeetreid, et lihtsalt linnad läbi käia. Et ma muidu olen küll väga suur kultuurihuviline, ajaloohuviline, aga selle kõige jaoks ei ole praegu mahti. Jõgeva on tuntud külmalinnana, kuna siin kõige kõrgem temperatuur on mõõdetud, kõige külmem. No täna vist külma ei olnud tunda või niimoodi, või oli siin ka mingi külmaline tunnet või nii? No võt see Põltsamaalt Jõgevale need viimased kilomeetrid, siis hakkas nagu väga kõva tuul. Ja kui see on mingi +1 ja siis on kõva tuul, see on ikka nii luust ja lihast läbi lõikav, et sa vastik, aga ei, külm ei, nojah. No mul oli normaalsed riided, et ega väga hull ei olnud. Ma olen arvestanud sellega, et selle 2 kuu jooksul ma saan igasugust ilma tunda. Tuult ja vihma ja lörtsi ja ma ei tea, kõike. Kui Jõgevale sisse tulite, ma tean, siin ei ole käinud esmakordselt, aga kas see on mingi asi, mis tähele panite, mida tahaksite toonitada? Kuidas Jõgeva vastu võttis, oli siin mingit aurat tunda, mingit vaimsust või? Ei, no ma olen siin ennemgi käinud, et ega midagi selles mõttes midagi uut ei ole, et ma olen ka siin samas selles kohvikus varem mitu korda käinud ja ma olen tegelikult kõikides Eesti linnades käinud, et nagu ükski linn nagu ei üllata mind otseselt millegiga. Et noh, Jõgeva nagu ikka Jõgeva, noh. Ei midagi mingit uut sellist kogemust nagu ei olnud. Aga kui näete nagu üks teenindamist ja inimeste suhtumist, et on see erinevates linnades erinev või on sarnane? No näiteks, mis on erinevus, näiteks liikluskultuur. Et kui Harjumaal autojuhid sõitsid mööda sinust ja andsid signaali ja siis oli näpp oli püsti seal, et mida sa jalakäies töllerdad tee ääres, et nemad on kunnid seal autotee peal, siis saarte peal näiteks Hiiumaal ja Saaremaal